suurepärane meetod oli niimoodi konfliktsituatsioonide lahendamine, et täna ei otsusta midagi, 3 päeva pärast räägime. 3 päeva pärast tihti probleemi polnud enam, oli kadunud, haihtunud. Kus ta sai siis? Vaatasime hoopis distantsiga ja kõik toimis. Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, oleme jälle saates Eestimaa Moskita lood. Rõõm on teid näha. Aitäh vaatamast ja kuulamast. Ja aitäh kõigile, kes te olete meie saadet toetanud. Aitäh teile kõigile, kes te olete meie viimast saadet toetanud. Meil on selle üle hea meel, sellest on meil abi. Kui teil on sõpru ja tuttavaid, siis ütelge ka neile, et selline saade on olemas, kui teile meeldib. Võtke neil varrukast kinni ja rääkige, et maksab kuulata. Sellisel viisil meie saade on siin levinud siiamaani, ega neid muid võimalusi pole nagu eriti olnud. Seal on selline nupp olemas, subscribe, tellida, tellige meie saade. Sellest on selles osas kasu, et te saate kohe teada, kui see saade uus ülesse tuleb, uus saade. Ja no meil on ka parem, et me teame, et meil on nagu püsikuulajaid olemas nii ja nii palju. Kui te olete sotsiaalmeedias siis aktiivsed, siis võite meie saadet seal levitada. Saate saata link oma sõpradele, sotsiaalmeedia sõpradele. Meil on siin kurdetud, et see link kaob ära Facebookis või ma ei tea, kui kellelgi on selle kohta rohkem teavet, võib kommentaari panna ja öelda, mis on juhtunud. Meil on selline õnnelik võimalus täna, et me oleme jälle oma tavapärases stuudios, Luule raadios, Pärnus. On 1. aprill, aga no aprilli all ja me ei tee, meil on tõsine teema. Täna me räägime just kohe algavatest kevadpühadest. Meie kristliku maailma suuremad pühad, kevadpühad on ukse ees. Ja meil on saates külaline Einar Laigna, kes on siis teoloog ja teab meile pühade tausta avada ja neist nagu vähemalt rääkida. Ja meil on selline hea tava, me annamegi külalisele kõigepealt sõna, et Einar räägib, et kuidas need lihavõtte pühad on tulnud üldse ja kuidas seal nende taust on olnud, ajalugu ja mis ajast Euroopas neid siis üldse pühitsetakse ja nende kristlik osa ja... Tervist kõikidele. Selle teema käsitlemist peab alustama põhimõistete selgitamisega. Ajaloofilosoof, teoloog, ta on nagu tolnukas, kes leiab, et siin on üks planeet, läheb uurib ligemalt, leiab siit mingid imelikud olendid, väliselt kõik ühesugused, aga tabavad üksteist vastamisi, et mis siin toimub üldse, kes on inimolend. Me kõik mäletame nõukogude ajast ühte kirjanduslikku teost, mille nimi oli Mjortvõje duši, surnud hinged. Alustageme siis endast, olendist, inimesest. Jumala tunnetus või absoluudi tunnetus on normaalsel inimesel kaasas sündinud omadus. See on niivõrd iseenesest mõistetav, et inimene tajub seda, mis on suur, veel suurem ja mis on lõpmatu suur. Nii siis inimese hing on mitmedimensionaalne. Kui tänapäeva inimesest alustada, kes on hulga poolest kõige rohkem,
siis meie inimeste hinged on muutunud kahedimensionaalseks. Pikkus, laius, tasapind. Me võime nimetada neid siis lamemaalasteks, kelle hinges puudub kolmas dimensioon, ruumiline dimensioon. Ruumiline dimensioon on kosmiline. Antiikkultuurid ja vanad kultuurid on kosmilised. Nad on kõik üles ehitatud mitte ainult maapealse looduse järele, vaid sõna loodus ise tähendab universumit, kogu kosmost. Õigeusu kirikus on see säilinud tänini ja selles on praeguse läänemaailma ja ortodoksia vahe. Et kui läänes ja muidugi loomulikult kõige eesrindlikumas läänes Eestis meie nimetame looduseks metsa ja oja ja jõge, meie lähiloodust, mis on. Ja see on üks osa loodusest. Kui õigeusus öeldakse loodus, siis on selle all mõeldud kogu kosmost. Niisiis kolmedimensionaalne hing on kosmiline, kosmilise tunnetusega. Aga on veel üks dimensioon, 4. dimensioon. See on lõpmatuse igaviku taju, mida me rahulikult võime nimetada tühjuseks. Nissa Gregorius, kirikuisa, kirjutab Jumala mõiste kohta. Jumal on ei miski. Ja viimaste aastakümnete praktika, kus meeleheitlikult on püütud pereraadios selgeks teha ühte põhilist mõistet, näib, et see on täiesti kasutu töö olnud. Ka need ringkonnad, kes meil kuulavad tõsiselt pereraadiot, ei ole sellest mingit õpetust võtnud, kas nii lihtne asi tõesti ei saa ükskord selgeks. Vabandan, et ma natukene siin torisen ja porisen. See jutt on juba tegelikult piibli esimesel leheküljel. Ja ikka ei saada sellest aru, et on 2 täiesti eri mõistet. Essentsia ja eksistentsia. Olemine ja olemas olemine. Need on 2 täiesti eri mõistet. Ja siin toimub niisugune mõttetu sõda selle üle, kas pilve ääre peal on olemas keegi või ei ole olemas keegi. See, mis on olemas, ei saa iialgi olla absoluut ega Jumal. See on jumalus, kosmosesisene jõud. Kas minu pärast ingel või tulnukas või mis nime te tahate kasutada, ükskõik. See on kosmosesisene nagu antiikkultuuris ja vanades kultuurides. Lõpmatuse dimensioon, tühjus. Kas tühjus on olemas? Ei ole ju. Aga kuidas me ütleme tühjuse kohta? Tühjus on. Me ei saa öelda, et ta on olemas, sest teda pole. Olemas selles mõttes. Ta ei ole materiaalne. Olemas, vaat see on tühjus, eks ole, nii. Tühisused on küll olemas. Ja mis siis see tühjus on siis? Kas me suudame üldse ette kujutada väljaspool kosmilist ruumi, universumi, sest universum ise ei saa olla lõpmatu. Mis siis lõpmatus on? Mis on igavik, mis on tühjus. Ja nüüd on küsimus, kui Jumal on tühjus, siis ei tohigi Jumala kohta öelda, Jumal on olemas. See, mis olemas on, see on ebajumal. See pole Jumal. Aga järgmine teema, mis kerkib kohe. Kui kristlikus religioonis ja ka teistel inimene isikuna suhtleb Jumala mõistega.
Jumal on tema jaoks niisugune antus, mille poole või kelle poole võib pöörduda isiklikult. Et siis on nagu naljakas inimesel mõelda, et kui palves me midagi palume, et kuidas see siis kõlab, tühjus ja suhtun tühjusesse palvega. Ja imede ime, see palve hakkab tööle. Seetõttu tühjus on tähtsam kui olemas olemine. Ja vaat see põhiasi aetakse segamini. Absoluut Jumal taandatakse kosmosesiseseks tegelaseks, kes kuskil on. Ja siis käib vaidlemine. Ja siiamaani, kui lugeda praegu iseenesest väga häid tõlkeid eesti keelde, siis ka need, kes neid tõlkeid suurepäraselt teevad, jälle ma leian mida. Jälle Jumal on olemas. No. Ja vaat nii lihtsat asja selgeks teha ei ole õnnestunud kahjuks nii palju, kui kuulen, siis ikka vaieldakse selle üle. Ühed ütlevad, et on olemas ja teised, et ei ole olemas. Aga absoluut Jumala kohta ei saagi öelda, et ta on olemas, siis ta poleks absoluut. Siis ta oleks üks olemasolev olend kosmose sees. Selle tõttu Sumeri kirjadest Piibli esimene ots, mis maha on kirjutatud, räägib looja Jumalast. Ja see mõiste on hoopis teine kui see, mis hiljem tuleb. Nii. See on kõik põhialus. Ja nüüd, missugune on siis meie inimese hing tänapäeval? Kas kahedimensionaalne tasapind, kolmedimensionaalne kosmiline või see, kes absoluuti tunnetab neljas dimensioon. On ilus luuletus, mis hakkab sõnadega. Surematu tühjus. Kuidas sind kirjeldada sõnadega? Ühteaegu olev ja olematu. Ja siis läheb toredalt see filosoofiline mõtterada edasi, terve 1,5 lehekülge. Ja see on see põhitunnetuse alus. Ja kui meil Eestis paljud ooplevad sellega, et uhkelt kohe lausa, me oleme kõige usuläigem rahvas maailmas. No lohutuseks võib öelda, selle eest on kõige rohkem enesetappe ja kiirelt välja suremist. Ja küll, midagi ei jää niisama. Mis on siis tühi hing? Tühi hing ongi see, kus rääkimata, et puudub neljas dimensioon, seal ei ole ka kolmandat. Kahjuks. Ja see ongi see tüüpiline tänapäeva inimene vast oma kõige suuremas hulgas. Kuid iga inimese hing on, ütleme siis niimoodi, kui dimensioonid ümber nimetada kanaliteks, torudeks, siis need 2 toru on ummistunud. Seda on prahti täis. On jäänud ainult siis need 2 toru, mis on tasapind, pikkus, laius. Mismoodi need torud puhtaks saaks, et hakkab vaba õhk liikuma ja valgus paistab läbi. Kuidas surnud hinged võivad saada elavateks hingedeks? Mis viib inimest sellele ärkamisele ja mõistmisele? Et ta julgeb sõnastada selliselt, et minu Jumal on tühjus. Ja selle tõttu ta ainult ongi Jumal absoluudina ja kõige vägevam. Ja tühjus loob ühe mulli meie maailma. Nii. Ja selles maailmas inimhing juba, kui tal on hing ja tunnetus, siis loodusrahvad arvestavad ju 2 loodusliku dimensiooniga. Üks on lähiloodus ja teine on kindlasti kosmiline.
loodusrahvad on selles mõttes targemad meie praeguse ülitsiviliseeritud ja võib-olla oma erialal ja tehnikas ei tea, kui kõrgel tasemel oleva inimesega. Nemad arvestavad praktiliselt igapäevases elus lähiloodusega ja kindlasti Kuu ja muu planeetide mõjudega. Nüüd on siuke lugu, et ma pean nagu vestlusringi andma, muidu pärast heidetakse ette, et ainult monoloog ongi, et võtame siis laiema ringi ja pärast siis need on põhialused ja siis järgmine aste vahepeal siis ka võib-olla teised räägivad. Ja, et noh, siis see on kriitikad on olnud, siis võtame kriitika kuulda ja Sven, mis sa selle asja kohta sina oskad, tead, arvad? Mina ei ole ise nagu kõiki asju näinud, sellepärast, et ma oma kogemusest ei saa nagu öelda, mis asi see üleloomulik täpselt on, aga mul on kergeid kokkupuutumisi üleloomulikuga. Ütleme, et see kahemõõtmeline inimene on see, kelle elus on ainult kaalikad, kapsad ja nälg. Ja aga midagi on nagu veel. Raha ja nälg on, et raha hakkab otsa saama, nälg hakkab asemel tulemas. Raha on küll, aga ikkagi on nälg ja teistel pole raha ja on ka nälg. Et nii see käib, et ega see, kuidas öelda, et need ülemist piiri nagu ei ole, et kui sul on juba 10 000 auto, siis on sul vaja 100 000 autost ja kui sul on 100 000 auto, siis on sul vaja 300 000 autot ja nii see läheb. Kunagi esimest korda tulid autokataloogid Eestisse, siis autosid veel ei olnud, aga tuttaval oli kataloog ja seal oli siis sellised autod, mida ei olnud mitte keegi kunagi Eestis näinud, nagu Lamborghini ja Ferrari. Ja seal olid siis Šveitsi frankides olid hinnad juures. Ja siis ma rehkendasin välja, et ma arvan, et see oli mitte Lamborghini, mis oli kallim, vaid Ferrari, mis oli siis odavam ja ilmselt on praegu ka. Et kui nüüd ma ei mäleta, mis mudeliga täpselt tegemist oli, aga et kui Jeesus Kristus oleks saanud Eesti keskmist palka, läinud tööle siis, kui ta seal tegutses ja siiamaani oleks töötanud ja saanud seda Eesti keskmist palka ja kogu selle palga kõrvale pannud, siis ta ikka ei oleks saanud sinna mingit murdosagi sellest Ferrarist veel ära ostetud. Et siis sai nagu aru, või see on nagu, see on hea näide, mis näitab, et kui sa üritad nagu nende maiste hüvede poole, siis on väga suur tõenäosus, et sa ei jõua sinna ka 1000 aastate jooksul. Et see on asi, mida maksab teinekord mõelda. No, teinekord võid ennast elu lõpuni võlgu panna ja siis võib-olla ei saa Lamborghinid, et saad midagi odavat. No inimesed jäävad võlgu palju väiksemate asjade pärast. Et ma ei tea, kuidas tänapäeval kiirlaenudega on, aga kunagi need oli tähtis probleem. Aga ma lihtsalt, mõtlen, ma ei nagu sellise teoloogi seisukohalt ei oska nagu asju rääkida, aga kirjaniku seisukohalt ikkagi tuleb nagu tõsiasjadele nagu au anda. Et on osa kirjanikke, kelle kõik asjad, mida nad kirjutavad, on arusaadavad, et see on nüüd, see on selle moodi, see on selle pealt maha kirjutatud, see on nüüd lahjendatud, see suurmeister, see on nii nad kõik mõtlevad, nii nad kõik kirjutavad, nii nad kõik teevad. Ja siis on nagu üksikud tüübid, kelle hulka ka mina ennast ilmselgelt nagu pean, kes teevad teistmoodi asju. Lihtsalt ei saa aru kust, ei saa aru kuidas, mis loogikaga, eks ole, sinna on jõutud, aga näed, kuidagi on jõutud ja siis seda tehakse. Mina arvan, ma olen hästi palju nagu, mind huvitab nagu tehniline pool kirjutamise juures, et kuidas seda tehakse. Nagu lapsena lõhud äratuskella ära ja vaatad, mis sees on, eks ole, et kus see asi käib. Et mind huvitab, kogu aeg on huvitanud, kuidas kirjandus käib ja enamus kirjandust on nii ebahuvitav, et ta ei käigi. See kell on tühi, selles mõttes mitte nagu see kirikukell, vaid nagu äratuskell, seal sees ei ole ühtegi hammasratast, mitte midagi ei ole, seirid ei liigu, tiksumist ei kosta, tühi karp. Aga mõni üksik nagu kirjanik on selline, Eesti kirjandusest ju võime Tammsaare tuua või Hilsimotsa Vilde või Under või ma lihtsalt nimetan mõned nimed, et kes need siis need suured kirjanikud peale sinu enda veel on, et neid on. Et Juhan Liiv kindlasti, et seal on mingisugune element, need hammasrattad on sees. Aga kus need hammasratast sinna tulevad? Neid ei ole nagu võimalik välja mõelda. Kui need oleks võimalik välja mõelda, siis kirjaniku ei oleks üldse olemas sellist seisund, siis kõik võtaksid paber ette ja kirjutaksid nagu Tammsaare. Millegi pärast seda ei juhtu.
ja väga levinud on selline tänapäeval selline ketserlik arusaamine, et kõik on väärtuslikud kirjanikud, iga sitt, mida nad kirjutavad, mõni fänn tal ikka on ja kellegile see ikka meeldib ja ta on ikka ka nagu inimene, selles mõttes ma olen nõus, et inimene võib olla, aga tundub, et nagu hinge ei ole. Need hammasrattaid ei ole. Kui ta kirjutab, siis endale ikka meeldib, muidu poleks viitsiks kirjutada. Ma ei usu, et see kõigile neile endale meeldib, mida nad kirjutavad. See on nagu psühholoogiliselt väga raskesti aru saada. Aga mõeldes kogu aeg selle peale, et ühed teevad paremini, teised teevad nagu täiesti mõttetusi, et kuidas see paremini tegemine käib. Ja mina ei oska sinna nagu teist nagu seletust mõelda, kui et seal on mingi üleloomulik element. Seda võib nimetada jumalikuks sädemeks või jumalikuks inspiratsiooniks või nimesid võib palju anda, aga see on mingisugune mõõde juures, nagu Einar rääkis. On mõõde, rohkem mõõtmeid, et minu suurel kirjandusel alati, võtad see Tammsaare või Dostojevski või Ilise Vilde, seal on see mingi mõõde on juures, mida sellel lamedal jamal, mida see millele lihtsurelik nagu ilmselt ei pääse. Mida igaüks võib teha, eks ole. Jah, et seal on mingisugune asi, aga kuidas see siis nüüd käib, et ühe kella sees on hammasrattad, teise sees ei ole, et kust need hammasrattad sinna tulevad. Ja ütleme nii, et mul on hüpotees, aga ma ei saa öelda, et see nagu niimoodi on, aga lihtsalt selle peale maksab mõelda, et see võib niimoodi käia, et ikkagi mingitel tüüpidel on, et inimene on, seda on tänapäeval need välja tulnud Ameerika luuredokumendid näitavad, et inimene on vedelkristallide hunnik, mis põhimõtteliselt võib erinevaid mingisuguseid lainepikkusi vastu võtta. Ta on nagu raadio. Ja seda on hoitud saladus, need tulid just nüüd välja, Alex Jones kogu aeg räägib nendest vedelkristallidest, et inimene on selline elektrooniline, peen nagu selline bioloogiline elektroonika, mida siis osatakse hästi ära rikkuda. Käima ei osata panna, aga osatakse välja lülitada väga peenelt. Et tundub, et ikkagi mõnedel kirjanikel need vedelkristallid töötavad, ei ole välja lülitatud, kas ei ole õnnestunud või ma ei tea, või on õnnestunud jälle sisse lülitada, kuidagi see käib. Et seal on, ütleme, et minu sellise lihtsa koelise arusaamise järgi inimene ei ole nagu kuidas öelda, ta ei ole nagu makk, kes mängib linti maha või ta ei ole nagu plaadimängija, kes mängib DVD-d või CD-d, vaid ta on raadio, mis võtab vastu kuskilt mingeid asju. Ta ei ole ka nagu arvuti, kes paned talle mingid andmed sisse ja siis ise nende andmetega nagu arvutab. Et see väärtuslik, mis tuleb kuskilt mujalt. Mismoodi, eks ole, mis koht see on? Kas see on mingi vana ja ka iidse väga võimsa tsivilisatsiooni nagu internetilaadne asi, millega mõned inimesed saavad kontakti või ei saa? Ei oska öelda, või on ta siis niisugune kosmiline looduslik, ma ei oska öelda, mingisugune lainepikkus. Et ütleme, et need lainepikkused on kindlasti erinevad, võtta nagu raadiot, sa võid kuulata Elmarit, sa võid kuulata klassikaraadiot, sa võid kuulata ERR-ist homoseksuaalset propagandat, võimalusi on palju ja enamus on täiesti väärtusetu. Aga et minu arusaamise järgi on mõned nagu sellised väärtuslikud lainepikkused. Kui sa üldse neid mingeid laineid vastu võtad, sa võid ka mingid jama vastu võtta. See, et sulle see kristallid töötavad, ei tähenda, et sa kuulaksid mingisugust viisakat asja, mingi erilise roppuse ja jõleduse peale sattud ja sellest ka täielikult vaimustuda, sest kui ta kuskilt tuleb, ta on ikka selline, mingi vägi on tal sees, eks. Et seal, ma arvan, et see kuradi kummardamine läheb nagu sinna kanti. Ja Reimi. Tere ka minu poolt, et siin Sven tegi sellise nagu väga hea avangu, et just nimelt selle kahedimensionaalse nagu inimese koha pealt, et kus ta kirjeldas nagu seda maiset tahnust erinevate autode näitel, et siis kuna ma elan ütleme mingil määral ikkagi seoses selle oma igapäevatööga ka Ukraina inforuumis ja siis sealt on üks selle kahedimensionaalse ja materiaalse maailmaga väga hea näide on see, et eelmine aasta näiteks Ukraina oli Bentley'de ostmisega maailmameister, mis enam läksid nagu Kiievi tänavatele jõudsid. Et see on nagu see näide, see kahedimensionaalsusest, aga kui me räägime sellisest nagu üleüldse nagu eksistentsi nagu 7 tasandist, siis ütleme 4 kõige sellist tuntumat, ütleme koolipingist on ju see, et ütleme tahke, vedel, gaasiline ja siis amorfne, siis sellele lisandub siis ütleme 5. tasand, siis me räägime mingi
elektromagnetilisest tasandist, nagu Sven räägib, noh, et inimesest kui mingist vedelkristallide. Mina räägin, seda räägib luure, see on luuresaladus. Luuresaladus, jah. Ja see on see nagu niinimetatud 5. tasand, noh, need on ka need suurused on füüsikaliselt mõõdetavad, noh, ütleme need elektromagnetilise osade mingi laeng, kas mingi elektronmass või mida edasi. Sealt edasi tuleb 6. tasand, see on niinimetatud see nagu kvanttasand, kvantosakesed, mis on ainult nagu infoosakesed, noh, neid ei ole võimalik enam nagu füüsikaliselt mõelda, aga noh, seal toimub nagu niinimetatud selle nagu informatsiooni salvestamine. See on nagu see ümbritsev tasand veel kiht. Ja siis kõige lõpuks tulebki nagu härra Ainar siin ütles, et tuleb see selline tasand, mis on see või ütleme jumalik tasand või looja tasand või seda nimetatakse absoluutseks tühjuseks. Et kust nagu kõik nagu mingit moodi alguse saab, kuskilt peab nagu see kvantosakesed oma info saama, kusjuures kvantosakesed omavahel suhtlevad omakorda selle elektromagnetilise tasandiga, nad vastastikune suhtlus käib, aga kuskilt tuleb nagu see, kuskilt kõrgemalt tuleb see tasand, on ju. Ja siis nüüd ongi nüüd järgmine küsimus, et kas see samad, ütleme see vedelkristallide kooslus, mis seal nüüd on, peaks nagu see inimene olema, et kuhu see tema see nagu antenn ja tema nagu suunatud on, et missugusel võnkesagedusel ta suudab üldse missugused neid elektromagnetilisi laineid vastu võtta, et kas ta siis ainult eksisteeribki sellel kahedimensionaalsel tasandil, mis piirdubki selle materiaalse maailmaga või siis on ta võimeline võtma ka teisi signaale vastu ja kas ta suudab arutleda ka siis ütleme nendel kuni selle absoluutselt tühjuseni välja. Ja siis nagu härra Ainar mainis veel nendest omadest torudest, mis on need ummistunud torud, siis kõige lihtsam, mina ütleks, et kõige suurem nende torude ummistaja ongi seesama see kroonumeedia. Et noh, tarbigi seda rohkem, seda hullemini need torud umbes on. Peavoolumeediat. No just nimelt, aga kui me tahame nendest torudest nagu mingit moodi nagu puhtust hoida, siis vaadake kas või meie saadet, äkki aitab. Väga hea mõte, väga hea mõte. Jah, et ma ei tea, lähme siit nüüd edasi jälle. No siis on nagu minu käes on nagu järg, et absoluut ja tühjus, et mina olen lugenud sellest niimoodi, et inimestel meeldib targutada väga palju Jumala olemuse üle, kuigi nad ei jaga ära isegi nende iseenda olemust. Siis meeldib neil targutada Jumala olemuse üle, kuigi siin oli väga hästi öeldud, et tema on kuskil, Tähendab, meil ei ole mõtet hakata kauplema, kus ta on. Ta on omnipresent, ta on igal pool juures, eks. Ta on omnipotent, ta on kõik võimas, eks. Ta on kõige looja. Ja mis ta on, meil ei ole mõtet selle üle hakata siin üksipulgi targutama, sest meie mõistus, meie teadvus on selleks liiga, kuidas öeldakse, piiratud. Algeline. Meil ei ole nagu hakata sinna ronima ja seda tegema, mida meie võimed välja ei võta. Siis tuleb leppida sellega, nagu sa, Einar, väga ilusasti siin rääkisid, sellega, mis on. Looduse kalender, selle järele on loomulik, et elatakse. Põllumajanduslikud ja muud tööd ei toimu ju ükskõik millal, vaid kindlatel aegadel. Ja sakraalne kalender ja looduse kalender langevad kokku. Nii et see kosmiline tasand lisandub selliselt, et kui me selle korra järele elame, siis me jääme alles, elu püsib, kõik toimib. Ja see väljendub elus niimoodi, et mitte mina ei ole maailma keskpunkt, vaid midagi on määravalt kõrgem, mis kõike määrab. Natuke naljakas on ikka seda küsimust kuulata, kui kas me oleme ikka universumis ainukesed mõtlevad olendid. Ainukesed, nii. Ja samal ajal teise suupoolega räägime, et teadlased on kindlaks teinud, et me tunnetame ainult 3% kogu universumi mateeriast, 97% ei tunneta. Ja sama lause sees mainime ära, et me oleme vist ikka ainukesed universumis. No see näitab natukene mõõdutunde lonkamist, aga see on inimesele tema ego tõttu.
ehk lühidalt öeldes, kes on sulle jumalaks, kas sa ise või kõiksus? Ja kui sa ise, noh siis kui mõõta iseennast iseenda mõõduga, siis ma ju alati vastan mõõdule. Aga kultuuris peab olema kõrgem ideaal, mida inimene väga harva või õigemini kunagi ei saavuta. See tagab kasvu. Sa ei ole kunagi valmis. Aga kui me mõõdame iseendaga kõike, siis ma ju alati olen sama pikk, nagu ma olen. Korras kõik, eks ole. Nii. Ja nüüd pühade ring, mis nüüd kohe elamegi juba suures nädalas. Pühade ring on sakraliseeritud looduse kalender. Ja selle looduse kalendriga kooskõlas on lunastuslugu inimesele. Sündis üks isik, Jeesus Kristus. Siin sobib meelde tuletada, huvitavalt langeb kokku materialistlikus filosoofias, marksismis. On mateeria definitsioon. Mateeria on objektiivne reaalsus, mis eksisteerib sõltumatult inimesest. Aga on lisatud, mida inimene tunnetab meelte kaudu. Ja kuna inimese meeled on väga paljudes asjades palju viletsamad näiteks kui loomadel, siis inimene on nutikalt leiutanud vaheaparaadid, et teha see omale meeleliselt ka tajutavaks ja nähtavaks. Väga tore. See protsess jätkub. Nii et kui öelda, et energia materialiseerub, siis see ongi Jeesuse Kristuse lugu, sõna sai lihaks. Konkretiseerus olemas olemises ja sai meile kultuuris arhetüübiks. Arhetüüp on see ideaalisik, kes on kõigile eeskujuks, kuhu kõik peab nii-öelda pürgida, aga muidugi ei saavuta kunagi seda lõppu. Ja selle tõttu elamine pühade ringi kalendri järele kõigest hoolimata on meie kalendrites kah küll väga väikselt kirjutatud, aga ka kirikupühad, mis on ju meie ka eestlaste jaoks vähemalt 8 ja paikkonniti palju pikema aja elu aluseks olnud. Nii kaua, kuni selle korra järele elati, kõik kasvas ja edenes. 19. sajandil, kui Eesti rahvas sünnib kiiresti kultuurrahvana ja ilmutab väga kõrgeid intellektuaalseid omadusi, kes siis lõi Eesti rahva? Kirik. Kirik hoidis moraali, perekonda ja kahandas inimeste egot. Kui perekonnas valitseb kõrgem printsiip, millele allub nii mees kui naine, siis ei saa ka tüli olla, et aga mina. Vaid siis küsitakse, aga kuidas peab ja allutakse sellele. See on nii lihtne mõista ja see on ainuke jõud, mis ajaloos on loonud kultuure ja kultuurid püsivad nii kaua, kuni see alus dogma on muidugi jälle hirmus paha sõna, aga 2 + 2 on 4, see on ka dogma. See on see, mis on õige. Ja kui sellest kinni peeti, siis kasvas kõik, aga millal hakkab kultuur lagunema? Siis kui alusideoloogia hakkab lagunema, tekivad sektid ja kultuur kasvab, saavutab oma õitsengu ja vilja tipuaja olukorras, kus saab olla ainult üks arusaam kosmosest, elust, kõigest. Ei ole mitut. Ja see üks alus peab olema riigis ja ühiskonnas institutsionaalne ehk kiriklik. Meie elame praegu selle kõrge kultuuri hääbumise järgus, hävinemise järgus. Seda näeme ka sellest, et
selles kultuuris vähemalt 1500 aastat kehtinud mõisted. Osa kaob üldse ära, need ei kuulegi enam üldse, polegi enam. Tänapäeval me ütleme korruptsioon, aga kristlikus kultuuris nimetati patt. Aga seda sõna pole olemas enam. Nüüd on inimõigused, inimõigus patule. Ja see on ohtlik tendents, mis hakkas kõike hävitama. Ja siis tulid ka sektide läbi need niisugused arusaamad, et välisest korrast ei peagi kinni pidama, see on kõik niisugune väline asi. Tegelikult kõik on kuskil inimese südames, peidus seal. Aga elu on tervik ja see südame asi väljendub rituaalis, välises korras, pühadest kinnipidamises. Ja need rahvad, kes säilitavad selle, jäävad püsima. Ja need, kes loobuvad sellest, kaovad. See on väga lihtne, see on alastamatu ajalooseadus. See alus ideoloogia, mis ühiskonnas on, see ei saa lubada sekte ega lagunemist, siis läheb kõik. Me oleme seda ajaloos näinud väga selgelt Euroopa ajaloos 16. sajandist alates, kui see lõhkumine hakkas. Aga nüüd pühad, sõna püha, loodusrahvastel on sõna tabu. Püha asi on puutumatu. See on nagu piir, kust üle ei minda. Ja pühade ring, kui selle järele elada, see tagab inimesele kooselu loodusseadustega, looduse kalendriga. Ja selles ongi pühade pidamise mõte, et paus on. Vaat nüüd ei tee tööd. Võtame nädala korralduse. Et laupäeval lõppes juba maal kell 12 töö ära. Juba püha meeleolu. Püha päev. Üks päev nädalas on püha. Sellel päeval me pühendame oma mõtte olemasolu sügavamatele teemadele. Teeme peatuse väikselt. Ei rabele enam, eemaldume natuke asjast. Me ju kõik teame elus seda, et kui me oleme probleemi sees, on väga raske teda lahendada, sest see kõik niimoodi haarab emotsioone ja kõike kaasab. Distantseeruda, võtta väike ajaline paus sisse. Suurepärane meetod oli niimoodi konfliktsituatsioonide lahendamine, et täna ei otsusta midagi, 3 päeva pärast räägime. 3 päeva pärast tihti probleemi polnud enam, oli kadunud, haihtunud. Kus ta sai siis? Vaatasime hoopis distantsiga ja kõik toimis. Ja iga pühad koosnevad ju ka kindlatest, nimetame siis neid kommeteks või rituaalideks. Need ei ole tühised asjad, need on väga tähtsad asjad. Need on sümbolid, mille läbi mõjutatakse kogu inimese olemust ja alateadvust. Ja nüüd see arhetüüp, see Jeesuse Kristuse isiku arhetüüp, ülestõudmise pühad. Ajaloos valed ei kesta pikka aega. Või siis küsime, kui pikk on aeg. Nõukogude Liit ei kukkunud kokku majanduslikel põhjustel, vaid väga labasel põhjusel. Selle alusideoloogia, seda ei usutud enam. Oligi kõik. Kui meie ei usu enam oma riiki, siis on kõik juba läbi. Siis ei olegi enam midagi rääkida. Sõna usk, millel on väga tihti niisugune väga paha maitse juures ja inimene ei saa aru, kui ta ütleb näiteks sellise lause. Mina usun, et ma midagi ei usu. Aga tema usub. Ta midagi ei usu. Tegelikult usub küll. Meil kõigil on neid uskumusi maa ja ilm. Jätkub. Aga see põhiusk peab olema sellele absoluuti, mis on üle kõige ja siis jäädakse ka püsima. Võtame näiteks, kui oluline on see rituaalne külg. Tuli Nõukogude võim Nõukogude Liitu.
lippudega, loosungite, Lenini, Stalini piltidega rong käib, mis see on? ristikäik. Kirikuprotsessioon. ristikäik. Põhiliselt oli kõik alles jäänud uute nimede all. Sisu oli sama. Ja kui alguses läks anarhiaks, siis oli varsti selge, et nii ei saa elada. Ja kehtestati jälle vana õigeusu kiriku kord, aga uute nimede all. Nii. No väga lihtne. Teisiti poleks püsinud asi. Nii et kõik püsib sellel fenomenil, mida me nimetame usuks. Uskuda tähendab olla veendunud ja kindel minneski. Nii on, teisiti ei ole. Üks asi on, et ma tean küll, aga uskumine on, et siis on kindel, et mis ma tean. Ja sellele saab midagi üles ehitada. Sa pead uskuma seda, siis ehitub üles. Ainult teadmisest ei aita. Kuulame nüüd teised siin meil osalised ära, Sven. No, ma arvan, et see on hea, et pühasid peetakse, et tõenäosus, et keegi hakkab nüüd sellest oma sellest, mis iganes eluringist ja argimuredest ja tavaliselt peas keerlevatest mõtetest nagu välja tulema, see on väike, aga maksab üritada. Et inimesed ikka nagu, mis siis on, kui on vaba päev ja püha, mis ta siis teeb, eks ta läheb ikka põlla peale või vaatab telekas sarju, sest alati on mõni hea sari vaadata, aga seda sarjade puudust ei ole. Lihtsalt ajapuudus on, et tööpäeval sa pead vahepeal tööle minema teleka juurest ära, aga vabal päeval ja riigipühal ja kirikupühal sa võid terve päeva vaadata nagu seda, mida sa vaatad siis või Facebookis siis suhelda või panna like siis, ma ei tea, mingitele sotsialistlikele propaganda nagu meemidele. Et maksab üritada, et võib-olla juhtub midagi ja kui inimene tööl on, siis ta niikuinii mõtlema ei hakka. Aga kui anda see vaba päev, võib-olla hakkab. Aga ütleme, et kui need vedelad kristallid on seal kuidagi nagu ära vusserdatud teadlikult, toiduga ja mürgitatud ravimitega, neid asju, mis siis inimesele sisse söödetakse, et ta väga hästi ei töötaks, neid on ju palju. Hingab sisse midagi ja siis veel vaatab mingit ekraani, millel on selline õige sagedus niimoodi, et keegi tea täpselt, miks ta selline on, aga selline ta millegi pärast on, ju ta midagi halba siis teeb, kui ta juba niimoodi tehtud on, eks ole. Et maksab üritada, selles mõttes ma olen lootusrikas, et vanasti oli minu meelest asi natukene parem, ütleme, mina mäletan 80-ndaid, et inimene ikka vabal ajal, ütleme, vaatab siis telekat või kuulab muusikat või ütleme meelelahutust, meil on vaja kohe ära lammutada, eks ole, see meil on üks asi, mis segab. Ja kui sa mäletad, näiteks mina ei tea, nooremad inimesed ei mäleta, aga vanemad kindlasti mäletavad, et kunagi näiteks ka selline tavaline muusika, mida lasti raadiost või mida sa kuskilt, ma ei mõtle klassikalist muusikat, ma mõtlen popmuusikat, et oli näiteks mingi sellised laialt tuntud artistid nagu Beatlesid ja Zeppelin ja Queen ja siis veel Appa ja sellised erinevates laadides asju, aga see muusika oli siiski loov. Okei, et seal sageli oli sees mingi satanistlik element ja kõik see oli selline kiimaline ja sageli ka loll. Et seal oli seda nagu särtsu sees. Kui sa võrdled neid tänapäeva asju, neid ikka vist nimetatakse veel hittideks, aga neil ei ole hiti omadusi. Vanasti hitt oli selline, kui sa hitti kuulsid, ta jäi sulle esimese korraga meelde ja miks ta meelde jäi? Ta eristus sellest ka teistest hittidest, rääkimata tavalisest savist. Seal oli midagi sellist sees, mis jäi sulle klõpsti nagu pähe kinni. Et ma arvan, et seal ikkagi oli selline loov ja mingisugune jumalik või selline kõrgem alge seal oli. Tänapäeval on see nagu kadunud, seda ei ole enam. Sa võid minna jõusaali ja ma mujal ei ole kuulnud ka jõusaalis seda muusikat. Ma ei ole enam jõusaalis ka kaua käinud, aga kunagi, ja üks põhjusi, miks ma ei lähe, et ma kannata välja. Et ma ei taha klappidega olla, et ma pean siis oma asja panema, mulle meeldi klapid. Aga kui klappe ei ole, siis ma pean kuulama seda, mis seal mängib. Ja mul läks mitu päeva või aega, et aru saada, et see ei ole üks ja sama lugu, mis seal mängib. Et need on tegelikult erinevad lood ja erinevad artistid.
ma mingil hetkel hakkasin juba aru saama, kui üks lugu algab ja millal teine lõpeb, okei. Aga seda, et need, mis artistid need on, seda ma ei saanudki aru, sest nad olid nii sarnased üksteisele ja minu meelest täiesti väärtusetud. Et selles mõttes see vaba päev, ütleme, kui vaba päev oli 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel ja sa vaatasid mingit meelelahutust, sa võid sattuda mingisuguse ägeda filmi peale, mis ikkagi oli kunstiline või tähendas vähemalt midagi või oli siis suurepärase käside oskusega. Seda tänapäeval juhtub väga harva ja muusikas minu meelest ei juhtu seda enam üldse. Et see vaba päev, mis inimesele antakse, see võimalus sattuda selle jumaliku sädemega, nagu ütleme, piiblit ta niikuinii ei loe, aga et ja ei loe ta ka Tammsaaret, aga kui ta kuulas vähelt popmuusikat, ta sattus nagu sellise asja peale, kus oli ikkagi nagu mingi ühendus olemas, et nendel tüüpidel oli nagu mingi ühendus, mingi parema asjaga. Ma arvan, et see tegelikult praegu on, see on katastroof ja see on teadlik, et see ei ole niisama. Et see ei ole juhtunud, see on, kuidas öelda, see on inseneritöö teadliku eesmärgiga. Inimene igate pidi nagu lahti ühendada kõigest, mis on see kõrgem, parem, nagu täiuslikum. Ega ma rohkem nagu siia vahemärkuse korras ei tahagi öelda. Mis see inimene siis nagu peaks tegema või mis sina siis aru? On asju, kus näiteks algoritmid sind ei juhi nagu loodus. Lähed mere äärde jalutama või metsa. Seal ei ole algoritme, seal ei ole kaval sotsialist, ei ole kirjutanud sulle mingisuguseid asju, mida sa näed, et sa näed ainult seda, mis peab olema. Loodus on ikkagi harmooniline, loodus on esteetiline, loodus on ikkagi, ta on tervisele hea üksi. Sa lähed loodus, kuuled linnu laulu, kuuled, eks ole, tuul puhub, lehed sahisevad, see on päris, sinu aju on selle jaoks tehtud, et selles keskkonnas olla. Aga kui sa oled selles kunstkeskkonnas, istud kontoris, eks ole, seal vahid neid kontori nägusid, kuulad seda kontori juttu, siis kontori asi lõpeb, siis oled teleka käima, kuulad veel võikamaid juttu, vaatad veel lollimaid nägusid. Sul ei ole nagu väljapääs, aga loodus on üks väljapääs ja teine asi on see, et nagu ma siin mainisin, et kunagi oli parem. Kunagi oli muusika parem, kunagi olid raamatud paremad, kunagi olid isegi filmid paremad, kui see oli, tänapäeval, kui üldse veel kuskil midagi on, siis vist seriaalides, siis need ei ole nii korrumpeerunud nagu ja nii mandunud nagu kõik see asi. Mitte, et kõik seriaalid kõlbaksid vaadata. Pigem ma ütlen nii, et ükski muusika asi ei kõlba enam kuulata, aga mõni üksik seriaal võib-olla veel kõlbab vaadata. Aga et jah, et sa looduskindel. Loodus on asi, mida nad ei ole veel ära häkkinud, nad ei ole suutnud. Küll nad teevad selle ka, Anna aega. Kas see ikka õnnestub? Anna aega. Reimi, mis... Klassika ja loodus. Puhkepäev, kuidas? Ei, ma alustaks, ütleme seda. Televiisor on ju niivõrd oluline ristapuu meie majades ja võtame nüüd pühapäeva. Kui spetsiaalselt jälgida, mis pühapäeva hommikul televiisorist tuleb, see sama tühine labasus, mis iga päev. Kui me kardame hirmsasti seda kiriku külge, et seal näidata, kas ei võiks siis olla pühapäeva hommik tõsisem, näiteks filosoofi tund. Nii. Ei, seda ei ole. Ikka see sama labasus mahab seal mõttetu täiesti, mis enamus ongi mõttetus seal televiisoris. Historit võib veel vaadata, jah, ka valikuliselt. Et miks on see selline püha hetk, puhkemoment ja elust välja astumine, nii distantseeruda ühel päeval, mis annab hingerahu. Ja tulemused on meil ju teada kõigest meie statistikast ja sellest, mida iga päev meil räägitakse. Nii. Ja. See on siis mõelda siis kõik ühiskonnast, kuidas öelda nüüd, eemaldumine, enesetapud, uimastid. Seda sa pidasid siin? Jah. Kõik see, mis iga päev meil siin päevakorras on ja jutud mille üle. Eesti rekordeid püstitab kuskil mingis tabelis. Ja alati on halb tabel. Nii, Reimil, sul jäi? Ei, mul vahepala nagu ütlemata, aga mis ma tahaks nagu öelda, kõigepealt rääkida sellest, et teadmisest ja usust, et ühele sellise lihtsa näitega, et kui laste psüühiline seisund arutatakse jälle ajakirjanduses,
millest see siis tingitud on, kui me õigesti targalt elame, teaduslikult kõik, demokraatia ja ma ei tea, mis kõik veel. Miks siis närvid läbi on? Milleks peab uimalteid tarvitama? Milleks on ärevuse häired? Miks on laste enesetapud? Milles asi on? Nii. Kas ei pane tõsiselt küsima? Nii. Peaks tõesti panema, ega siis. nii. Jah. Ja ma tahaksin nüüd selle juurde tagasi tulla, et mis siin nagu, et kui rääkida nagu teadmisest ja usust, et siis ühel lihtsal näitel, et naine teab, et need on tema lapsed, aga mees usub, et need on tema lapsed. See on nagu teadmise usu nagu vahepealt. Aga siis on, et kui me räägime nagu nimetatud looduse kalendri järgi elamisest ja sellest, siis on nimetatud kuukalender, mille järgi, ütleme, Gregoriuse kalendris on tegelikult ju, ütleme, on ju 13 kuud, mitte ei ole 12 kuud. Seda esiteks. Ja siit tekib nüüd see sama paradoks, et küsime need nimetatud, need nagu need usupühad, miks näiteks ütleme, Jeesus Kristuse sünd on Gregoriuse kalendris alati nagu kindlalt paikas, aga sama see, ütleme, suur reede, ülestõusmispühad, need elavad ju hoopis kuukalendri järgi. Siin nagu on see paradoks. Nii et need on nagu omavahel nagu nihkes. See ongi nimetatud käib nagu, kus nagu see inimese alateadvus hakkab nagu vastu töötama. Siis on see sama, ütleme, lähme selle sama teema juurde tagasi nagu, ütleme, see sama Sveni poolt sisse toodud see, ütleme, see teaduslik väljend, et see vedelkristallide kogum, mis tunnetab neid energiaid, mis nagu siin meie ümber nagu valitsevad. Räägime nendest maad ümbritsevat torsioonväljadest, siis on ka see 7-päevane nagu töötsükkel. On ju see, et see on ära tõestatud. Et inimene on kõige viljakamad tööpäevad ongi üldse kolmapäev, neljapäev, siis hakkab jälle allapoole minema. Siis on, kuni jõuab laupäevani, laupäev on inglise keeles on ta Saturday, Saturni päev. Siis on see, et valitud rahvas peab sabatit, kumardab selle musta päikese poole ja siis tuleb pühapäev, Sunday. Kumardatakse päikese poole. Üldiselt, ütleme, nagu kristlased kumardavad ikkagi päikese poole. Ja see on see 7-päevane tsükkel, mille see vedelkristallide kogum inimese näol, mis tunnetab ära ja vastavalt sellel ta võiks nagu elada ja töötada. Lisaks elada ka kooskõlas kuukalendriga. Aga meid on nagu, ütleme, pandudki sinna samasse teise nagu taustsüsteemi. Meil on pressitud peale nagu see Gregoriuse kalender ja kõikide muude sellega kaasnevaga. Ja see on selles, ja sinna juurde siis järjest istutatakse, poogitakse, ütleme, meedia kaasabil, kõikvõimalikud muud sellised protsessid, et seda ühiskonda kontrollida. Hirm, valetamine ja kui me elame nüüd niinimetatud siin nagu Jaan, kes see mainis siin või Einar mainis, Jaan mainis saate alguses ära, et me elame nagu niinimetatud kristlikus maailmas. Aga kas siin kristlikus maailmas, kes meile siis siin kristlikus maailmas valetuvad? Kas need samad, keda me peaksime nüüd uskuma, niinimetatud valitsejad, kellega mingi sõnade ja tegude järgi me peame kõndima ja kes samal ajal on nende samade Epsteini failides sees, kes on seal samas nendes nimekirjades. Keda me siis lõpuks uskume, kelle järgi me siis orienteerume, kelle järgi me nagu rivistume? See on siis, vabandust, räägi. Ülestõusmise pühade kokkuvõtte natukene. Kevad, elu tärkab, loodus tärkab, kõik hakkab elama, see on elu ülistamise püha. See ei ole arutelu selle üle, kas millal, kus ja kuidas tohib teha kontrollitud enesetappu, vaid see peab teenima elu. Mis siis juhtus 2000 aastat tagasi? Luulude peale ei ehitata üles terveid kultuure. Midagi pidi sündima sellist, mis nii vapustas ja nii võimas oli, et sündis kirik, Kristus rajas kiriku ja et tõepoolest ülestõusmise ime on toimunud. See on see fenomeen elus, mis teatud tingimustel käivitub. See toodi päevavalgele ja see võimalus anti ka meile. See on elu teenimine,
ja elu ülistamine. Mitte surmakultuur, vaid elukultuur. See väljamõeldise peal ei ehitu üles peale Rooma impeeriumi langust. Miks ta langes? Vanad Rooma jumalad kirjanduslikult öeldes olid surnud. Nad olid kaotanud oma jõu ja väe. Ja selle uuesti ehitus kõik üles kristluse peale. Ja kristluse keskmine punkt või see keskne teema on isik, inimisik. Et inimisik on omaette nii suur väärtus. Tänapäeval me oleme sellega nõus, aga me oleme ennast lahutanud allikast. Nii. Piltlikult võiks nii öelda, et kujutame ette Kölni katedraali või keskaegset Gooti katedraali. Ta on rikkalikult skulptuure täis. Soovitan kaasa võtta pikksilma ja pühendada päevi üksikute detailide uurimisele. Iga figuur seal niši sees, tal on omaette nišš, tal on omaette ruum, ta on omaette isik. Siis uurite neid nägusid ja näete, et need on mõtlevate inimeste näod. On kogulikkus või koguduselikkus või kiriklikkus, kus on tasakaal koguduse, sootsiumi ja üksikisiku vahel. Üksikisik ei sulandu massi, sest kogudus ei ole mass. Ja näiteks nõukogude ajal ei tohtinud öelda vene keeles mitmuse vormi tšelaveki, pidi ütlema ljudi. No jutt, see ei ole hea sõna. Esimest korda ma kuulsin mitmuse vormi tšelaveki õigeusu kirikus Venemaal. Nii. Ja nendel sobornost, see kogulikkus, selle kogulikkuse on, see on ülem, see on üle isiku, kuid isik jääb isikuks selle sees isikliku vastutusega. Niimoodi kultuur sünnitab ja see inimene nii kaua püsib, kuni ta jääb sotsiaalselt selle kogulikkuse sisse, kus on sama usk ja sama mõtlemisviis. Kui see laguneb üksikisikuteks, kes igaüks läheb oma ette, no kujutage ette, et sealt Kölni katedraali pealt need skulptuurid astuvad maha ja lähevad linna peale hulkuma. Nad lahutavad ennast tervikust. Nii. Vaat siin on kogu see meie kultuuri keskne teema ja Spengler räägib, Gibbon, Augustinus, kes kõik kirjutavad sellest ja aga kas keegi ei võta õpetust sellest, mis on. Nii. Et lagunevate ja allakäivate tsivilisatsioonidele on iseloomulik see, et neil kaob ära elu säilitamise instinkt. See lakkab töötamast. Nii. Ja inimest on suhteliselt lihtne niimoodi, äsitame ta ego üle ja lähebki kõik, ise teevad ära kõik. Nii. Selles on ka kõigi selle pühade ringi, no nende sümbolite, rituaalide läbi see kinnitub kõik. Võtke salaorganisatsioonid. Missugune rituaalide rikkus seal on ja mida seal kõik tehakse. Väga hästi teatakse, et see on see alateadvuse ja isiku kõige võimsam mõjutamise vahend. Nii paraku on, jah. Ja siis minu kord on siis öelda selles osas, et mis muidugi puhkepäevadesse puutub, siis pühakirjas on vist kirjas, et hingamispäeva sa pead pidama, on nii, jah? Hingamispäeva sa pead pidama. Üks päev nädalas. Ja kui looja lõi maailma, siis ta tegi 6 päeva vaeva ja 7. puhkas, oli nii? 2 ilusat näidet tööinimestest. See oli üks nõukogude ajal kasvuhooned suured ja oli üks tuntud aednik, ma suhtlesin temaga.
ja siis pühapäeval ta läks kasvuhoonesse, aga tööd ei teinud. Ta mõtiskles seal ja nagu ta ütles, suhtun taimedega. Nii. Siis mina vähemalt ühte seppa tean, kes pühapäeval sepatööd ei tee, aga istub lihtsalt sepikojas ja mõtleb. Nii, ma küsin, et täna on pühapäev, ma saan aru, ta vestleb tööriistadega. Tähendab, see elu meditatiivne külg. Tavaline elu jääb seisma, hoopis teine suhe asjaga, eks ole. No see on väga õige, et selle rabelemise ja üritamise ja jooksmise ja stressimise vahel peaks kindlasti olema päev, kus inimene saab aja maha võtta ja mõtlema üldse selle üle, mida ta teeb. Võib-olla siis ta hakkab koitma, et terve rida asju selliseid, mida ei maksagi teha, et saab nagu lihtsamalt. Ja mis puutub muidugi lihavõttepühade kalendrisse, siis on olemas pööripäev või siis see päev, kus päev ja öö on ühepikkused, eks siis rootsi keeles ongi dagjämning, eks siis on ühe päeva pikkune öö ja siis on päivän tasa ja on vist soome keeles on see pööripäev. Siis on päev ja öö on ühepikkused ja siis sellest võetakse edasi kuukalendri järgi see kuufaas, mis täitub täiskuu ja sellel nädalal siis tuleb sellel nädalavahetusel tuleb siis lihavõttepühad. Ühesõnaga täiskuu, nädalavahetus, täiskuu pärast pööripäeva. Pärast päeva, mil öö ja päev on olnud ühepikkused, selle järgi pannakse siis paika nagu lihavõttepühade toimusaeg. Seal ei ole nagu midagi keerulist ja Svenil oli väga õige mõte siin, minu meelest vahepeal kuulsin, tulevad minge loodusesse, see on tõesti kuldaväärt mõte. Ärge vaadake neid seriaale, ärge vaadake üldse seda telekat, mina ei ole oma elus kuskil, ma olin, see tuleb nüüd 40 aastat tagasi, kui ma viimati telekat vaatasin. Ma ei ole telekat vaadanud, ma arvan, et ma ei ole selle läbi midagi kaotanud, ma olen selle läbi võitnud, ma olen hoidnud oma elu mulle, minu elu ei ole ja minu aeg ei ole see läbi selle ekraani ära varastatud, mis on kahjuks juhtunud väga-väga paljude inimestega, eks. Ja kui te olete võib-olla, mis east olete, tehke trenni, minge jõusaali, täitsa võimalik puhkepäeval, kui teil on olnud selline istuv töö, kuidas te töötate, kui on füüsiline töö, võib-olla loodus jalutama, aga kindlasti vaheldus. Või kodus raamatut lugeda, kindlasti lugeda teksti. See arendab meie mõistust. No võin kinnitada, et häid raamatuid on rohkem, kui keegi jõuab läbi lugeda. Et see hea raamatu eraldamine kõntsast on nagu kaunis keeruline. Et see on see keeruline asi seal juures. Aga meil on ju siin Sven ja kirjanik ja elukutseline ja tõsiselt palju lugenud, kõik seinad täis, sa võid ju teinekord aidata inimestel jõuda õigete raamatuteni selles suhtes. Ma ikkagi soovitan lugeda klassikat, sest need on ajaproovile vastu pidanud teosed. Piibel on ka klassika, ta on ka vana asi ja üldiselt mida vanemad raamatud, seda huvitavamad minu meelest. Et see ei ole nii keeruline. Need, kui puhkepäev tuleb, siis kindlasti puhake, kui te olete ei tee liikuvat tööd ja füüsilist, siis on sobilik jalutada, trenni teha, jõusaali minna või tööd teha puhtas looduses väga oluline. Kui te olete nagu füüsiliselt peate ennast tööl pingutama, siis on võib-olla seal samas looduses saab ju ka istuda ja lugeda ju. Ja Einar, nüüd. Kõige vaimsama ülestõudmispüha rõõmu ja väe saab kogeda Ida kiriku kogu öö teenistuses. See õhtul hakkab pihta ja hommikul keskpäevani välja. Ja siis, mis energiat seal on, püsti seisavad kõik. Vanemad naised, vanemad mehed. Keegi ei väsi ära. Ja see on niivõrd niisugune ülev see vaskreesse, see on üles tõusnud, rõõmsalt hüütakse vastu, on tõesti üles tõusnud. See on niisugust elujõudu ja rõõmu täis. Selle tõttu on
see ülestõusmispüha peab olema või tähendab väga ilus, kui ta oleks ja selline punkt, kus koos kevade looduse võimsa ärkamisega ka inimese hing niimoodi üleneb no.. jah, mul jäi sealt puhkepäeva juurest vist ütlemata, et kui vähegi saab, siis teil on võimalust ja minge kirikusse, sest meil meie erinevad kirikud siin Eestis pakuvad kõik ülestõusmise pühade ajal. Kõik meie kirikud, kes Eestis on, minu teada pakuvad ülestõusmise pühade ajal jumalateenistust, millest saab osaleda ja vaadata. Ja siis teil tekib, võib-olla see aitab teil kaasa sellele, et teil tekib ka selline pühade tunne, et on pühad vahepeal olnud. Ma tain ainult ühe näite, kus teenistus on väga pikk. Ja, see oli väga hea näide. Terve öö läbi. Ja. Mis siis muud üle jääb, kui soovida meie rahvale elu austamist ja ärkamist, häid ülestõusmispühi. Ja. Häid pühi. Häid pühi kõigile. Häid pühi.